No hommikut kõigile. On 22. juuni, kell on 6:17 hommikul ja teen täna siis lubatud hommikupüügi käigu. Vaatame, kuidas nii vara hommikul see lõik ja kalad käituvad siin. Ilm on iseenesest ilus, aga natukene olin ette valmistamata. Ussidega on suht tuuga. Otsakorral on, kaasas on küll ka Hiina silikon kunstussid, aga varasemad katsetused näitavad, et siin on ikka nii tark kahven, et see mingit Hiina kunstussi ei taha võtta, pane isegi spetslõhna peale. Lisaks nii vara hommikul mul isegi vanaema veel magab. Mul on pikad kummikud tema juures hoiul. Ma jätan auto alati sinna. Ja läbi pika rohu tulles on nüüd ikka püksisääred korralikult märjad. Õnneks külm ei ole, nii et need kuivad jalas ära. See ei ole üldse probleem. Aga muus osas võib-olla tuleb hiljem natuke külalisi siia. Kindel see veel ei ole. Vaatab, kaua siin siis täna viitsin olla. Üks põhjaõng on juba sees. Kohe panen teise ka ja hakkan lanti loopima ja vaatame, mis toimuma hakkab. Ainuke mure ongi rohkem ussidega, et kui nüüd need väikesed tilistajad siin jälle ussi konks otsast ära söövad, siis on varsti ussid otsas. Aga okei. Põõsas on veel kuskil mul ka siin krevetid peidus eelmisest korrast. Nendega olen ikka varem võttu näinud ja ka kala saanud. Aga see selleks. Okei, ilus hommik. Panen põhjakad nüüd sisse ja hakkan lanti loopima ja vaatame, kuidas hauk siin hommikul vara tegutseb. Hakkame püüdma. No nii, olen nüüd 2 tundi püüdnud ja nii vaikne vist polegi olnud. Tundub, et see ikka hommikujugi ei ole. Või on lihtsalt päev vale. Absoluutselt mitte ühtegi võttu. Ja ei taha põhjakat keegi ei ussiga ega krevetiga. Isegi müstilist tilistajat ei ole. Nii vaikne jah, polegi varem vist olnud siin. Aga noh, kell on nüüd kuskil 8. Tavaliselt olen ma tulnud siia 10-11, nii et vaatame, mis selle kellaaeg toimuma hakkab. Aga okei, mina jätkan. Nii. Põhjakaga jälle selline lugu, et tilinat ei olnud. Silmanurgas nägin, et natukene liigutab. Ja selline ahven otsas siis. Aga sellel saame konksu vist ilusti kätte ja ta on niisugune, mingi nibin-nabin sellises suuruses, et proovime haugi sellega. Et võtt hakkab siis kopis siin kuskil ikka 8-9 aeg, nii et 3 tundi olen nüüd püüdnud. Ja suuremas osas ikka vaikus. Aga okei, paneme selle haugile ja vaatame edasi. Ei saagi nüüd aru, kas on midagi põhjaõnga otsas või mitte. Korralik tilistamine oli, aga nüüd enam ei siputa. Igaks juhuks kontrollime jälle. Täitsa olemas. Aga väike. Ja nüüd läks kuskile taha kinni. Kurja küll. Nii, nüüd on meil jama majas. See läks kuskile taha kinni ja äkki ujub ise välja sellega. Ei ole kinni, mis kinni. Küll. Noh, nii palju siis sellest kalast. Mis teha? Nii, lõpuks üks võtt siis spinninguga ja väike haug. Aga see on jälle nii väike, et nii, kui me siit välja tõstame nüüd. Hopsti.
Ei taha konksu kätte anda. Ai kurat, see sai korralikult haiget, aga vast jääb elama. Nii, läheb tagasi. Nii, aga täna on üldiselt vaikus. Üks ahven suure tõenäosusega tuli ka põhjaonge otsa, aga sellega juhtus nii, et kalde ääres kuskil ujus mingi puurondi taha ja läks koos konksuga. Ja seda ma vist videosse ei panegi, sest ma vandusin nii kõvasti seal, et ei julge kohe videosse pannagi. Täna on üldse kuidagi jah, hästi vaikne. Ussid hakkavad ka otsa saama. Ilm on muidu ilus, aga vaatame. Okei, ma jätkan. No nii, viskasin auge tagasi ja kohe tuli põhjaõng number 1 otsa keegi. Kas on nüüd otsas või läks minema? Ikka on otsas. Vaatame, kas selle saame kätte või paneb jälle kuskile puurondi taha. Ja päris ilus on. No või nõukene keskmine tundub. Oh, väike hoopis. Esimene siputus on alati kohe tundub kole suur olema, nii et nii, jälle niuke väiksem. Vahetan selle esimese surnud ahvena vastu ära ja proovime siis augi saada. Okei. Nii, tükk tühja vaikust olnud jälle. Nüüd on midagi vist põhjaõng number 1 otsas. Vaatame üle igaks juhuks. Ei ole. Proovis paar korda ja sinna see asi jäigi. Uss on ka alles, nii et no okei, paneme viimase ussi otsa ja siis on kööga ka selleks korraks